Noh, on aeg rääkida Türgist. Iisraeli valitsus kiitis heaks Armeenia genotsiidi tunnustamise. Kuulame kõigepealt, enne kui me seda arutame, mida president Trump ütles Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani kohta. Mis on teie sõnum teie heale sõbrale Erdoğanile ja Türgi rahvale? Mulle ta meeldib, ta on minu sõber ja ta hoidis end sõjast eemale. Teed, ta oli peamine kandidaat, kes oleks võinud sõtta minna Iraaniga, võib-olla isegi Iraani poolele, sest nagu te teate, ei ole ta suur Iisraeli toetaja. Ja ma palusin tal eemale jääda. Ta jäigi eemale. Erdogan on suurepärane juht, väga tugev inimene, tal on suurepärane sõjavägi, ta armastab Türgit. Mina armastan Ameerika Ühendriike, aga tema armastab Türgit ja teeb suurepärast tööd. Ta on lugupeetud mees, lugupeetud juht ja ta on olnud minu sõber. Kas sa lähed Türki suure kingikotiga kõigile? Jah. Ma arvan küll, vaata ta on NATO liige. Mõned inimesed ei pea teda selleks, aga tegelikult ta on. Ta on tugev NATO liige, jah, ma ilmselt teen midagi, mis teeb ta väga õnnelikuks. Olgu, Mark. Nii et teed räägi nüüd Erdoganist, palun. Siin on meil lahkarvamus, millest meie vaatajad ja kuulajad kindlasti täna kuulevad, sest me oleme selles küsimuses põhimõtteliselt eri meelt. Sina ja ma ei parafraseeri. See ei ole minu ülesanne sind parafraseerida. Sa võid ise oma seisukohta öelda, aga minu arusaam sinu seisukohast, see sobib sinu iseloomuga, sest see on kõik tead hukatus ja häving. Ja siis, jah, see on Ruthie Bloom. Aga sina, ma ütleksin isegi, et sa mõnikord ütled või vihjad, et Türgi on sama halb kui Iraan. Ja et kui Iraani nüüd varjutatakse ja neid lükatakse 10 aastaks tagasi, siis peame silma peal hoidma Türgil ja Türgi on see uus oht. Ja Türgi on moslemi vennaskond ja Türgi toetab terrorit ja Türgi toetab Hamassi. Türgi kontrollib nüüd Süüriat, mida juhib endine džihadist, jah, härra Bashar. Ja Türgi on halb ja lisa veel üks halb. Ja ka sinu jaoks poleks see ikka veel piisavalt halb. Ja mina vaatan seda veidi nüansirikkamalt. Ja ma ei arva, et Türgi president oleks Iisraeli või juudi rahva sõber. Vastupidi, on teada, et ta on korduvalt teinud šokeerivaid antisemiitlikke avaldusi. Ta pole kindlasti sõber. Aga ma ei usu, et ta on samal tasemel kui iraanlased. Ja siin ma teen vahet. Ta ei ole sõber, aga ta ei ole ka samasugune vaenlane. Ja ma toon teile lihtsalt 2 väga lühikest näidet. 1 kuu enne 7. oktoobrit 2023 kohtus ta peaminister Netanyahuga ÜROs. Türgi presidendi ja Iisraeli peaministri vahel toimus kohtumine. Iraanlased Hamas ja Hezbollah ei kohtuks kunagi israelastega. See mees kohtus israelastega. Aasta enne seda, 2022 aastal, rullis ta Ankaras punase vaiba lahti Iisraeli presidendi, meie riigipea, jah, härra Herzogile ja ütles, et tahab suhteid parandada. Nüüd, taaskord, mul ei ole mingeid illusioone selle mehe eelarvamuste suhtes Iisraeli vastu, aga ma arvan, et ta on palju pragmaatilisem. Toon teile ühe näite. Theodor Herzl, sionistliku liikumise rajaja, kohtus tsaari valitsuse ministritega, et edendada sionistlikke huve. Ta kohtus Saksa keisri Wilhelm II-ga, kes oli samuti antisemiit. Aga võis ju, Herzl lootis, et me suudame panna need inimesed tegutsema viisil, mis oleks ka meile kasulik. Ilma illusioonideta, eks. Ma pooldasin Netanyahu kohtumist temaga. Ma toetasid ka Herzogi visiiti. Ma tean, kes see mees on, aga ma ei arva, et ta oleks ajatolla. Ma arvan, et ta on pigem tsaar. Ta tahab taastada Osmanite impeeriumi. Ta tahab olla Lähis-Ida suurim juht, eks. Sellest ma saan aru. Aga meie oleme tugevad. Me räägime temaga tugevuse positsioonilt. Me teeme kokkuleppeid ja mõistame, et ta ei pea silmas meie huve, aga vähemalt teoreetiliselt võime selle mehega leida modus vivendi, mida Iraaniga leida ei saa. Okei, kõigepealt tahaksin teha ühe väikese paranduse. Ma ei öelnud, et ta on nagu Iraan. Ma ütlesin, et ta on kuri. Ja sina ütlesid, et kuri. Ma ei läheks nii kaugele, aga mina läheksin. See on mees, kes, jah, sa just mainisid suhteid Iisraeliga. Need on vaid väikesed hetked 20 või 30 aastases väga pikas ajaloos, mille jooksul Iisrael ütles, et me peame Türgiga suhteid hoidma. Esiteks, enne Erdogani võimule tulekut, tema partei, mida ta ise eitab olevat islamistlik partei, aga las see olla, eks.
ta annab Hamasile varjupaika. Ta saatis neile laeva konvoid, et murda Gaza blokaadi. Ta nimetab Netanyahut natsiks. Aastate jooksul lahkus ta isegi tormiliselt kohtumiselt Shimon Peresiga, Lähis-Ida rahumehega. Olgu, see mees on antisemiit. Ta on vaenulik Iisraeli suhtes ja ta armastab terroriste. Ja ta surub oma riigis kogu opositsiooni maha, visates nad vangi. Ta on üks maailma hullemaid ajakirjanike vangistajaid. Ja okei, kõik need aastad on meile öeldud, et see on seotud huvidega. Me vajame Türgi õhuruumi, me vajame seda, me vajame toda, aga tead mis? Pärast 7. oktoobrit ei vaja me teda enam. Las ma ütlen sulle, ma olin väga vihane, kui Netanyahu nõustus president Obama survega. Netanyahu ja Obama olid aastaid tagasi Ben-Gurioni lennujaama lennurajal. See oli 3 aastat pärast Maavi Marmara juhtumit, mida seostatakse Iisraeliga. Iisrael tappis 10 Türgi tsiviilisikut. Tõesti. Maavi Marmara pardal olid aktivistid. Ei, ma tean, et 10. suri hiljem. Olgu, neid oli 10. See Maavi Marmara saadeti, nagu tänased laevastikudki, et murda blokaadi ja selle pardal oli tonne relvi. Ja inimesed pardal, kui Iisraeli sõdurid läksid laevale, et seda peatada, hakkasid nad sõdureid üle parda viskama. Nii et jah, nad pidid tulistama. Aga mõte, et me lihtsalt läksime ja tapsime kõik need vaesed türklased, on naeruväärne. Ja siis sundis Obama Netanyahut helistama Erdoganele, kui nad seisid lennurajal. Ta jättis talle oma telefoni ja ütles, helista ja vabanda Erdogani ees Maavi Marmara juhtumi pärast. Ja Netanyahu tegi seda, sest ta on pragmaatik. Netanyahu on pragmaatik. Erdogani ma pragmaatikuks ei pea. Ma nimetan Netanyahut pragmaatikuks, kes sai aru, et ta ei saa Obamale vastu astuda, nii et ta tegi seda. Ja ta mitte ainult ei teinud seda, vaid pidi ka maksma miljoneid dollareid hüvitiseks nendele kurjadele. Ma ei ütle seda sõna, sest keegi üks meie kommenteerijatest ütles, et ma ei peaks eetris vanduma, nii et ma ei tee seda, aga ma ütlen teile järgmist. Olgu, räägime nüüd hetkeks meie ajastusest, enne kui jõuame genotsiidini. Ma tahan sellele otse vastata, okei? Anna minna. Ja me räägime genotsiidist, hei, sa tahad. Aga kõigepealt, ma ei usu, et Netanyahu oli sunnitud Obamast seda tegema. Ma arvasin, et Netanyahu arvas, et Ameerika sekkumise kaudu on võimalik proovida Türgi-Iisraeli suhteid paremale kursile suunata, et need välja tuua ummikseisust. Ja see on tõsi, pärast seda avaldust toimus väike paranemine. Ja ma arvan, et Netanyahu tegi Iisraeli seisukohast õige valiku. Ta ei teinud seda ainult sellepärast, et Obama sundis teda. Teiseks, sa rääkisid väga ausalt sellest, kuidas ta arreteerib ajakirjanikke ja tal on need suhted terroristidega. Tead, talle meeldib Hamas ja neil on Türgis kontor ja nii edasi. Sul on õigus. Aga ära räägi mulle demokraatiast, sest me oleme sõlminud rahulepingud Egiptusega, Jordaaniaga, AÜE-ga. Ja tead mis? Ma ei öelnud seda, ma mõtlen. Aga sa rääkisid mulle ajakirjanike arreteerimisest. Aga sa ütlesid demokraatia. Kui me ootame, jah, kui me räägime ainult demokraatlike inimestega, siis me ei räägi, ma arvan, mitte ühegi moslemi riigiga, eks. Kui me räägime ainult inimestega, kes on inimõiguste rüütlid, eks. Mina, päris maailmas, täpselt nagu Ameerika räägib paljude inimestega, kes ei jaga tingimata Ameerika väärtusi, on Iisrael samas olukorras. Kui homme, eks, saudi-araablased ütleksid, et nad tahavad Iisraeliga rahu sõlmida, eks. Ma ei usu, et see juhtub homme, võib-olla juhtub see ülehomme. Aga kui nad seda teeksid, kas me ütleksime, et ei, te peate kõigepealt lubama naistel autot juhtida. Te peate kõigepealt looma vaba ajakirjanduse. See on naeruväärne. Riigid ei toimi niimoodi. Vabandust. Ma rääkisin ühe riigijuhist, kes halvustab seda riiki ja selle juhti ning on avalikult antisemiit. Ma ei rääkinud sellest, kas ta ütles, et teeme rahu. Ta pole kunagi midagi muud teinud, kui meid rünnanud. Ja siis meie ütleme, vabandust, olgu, see on teie huvides. Muide, iisraellased on alati Türgit külastanud massiliselt, mitte nüüd, sest nad on natuke hirmul. Aga ma ütlen teile midagi. Nagu igas riigis, kellega meil on rahu, külastavad iisraellased neid massiliselt. Nad kulutavad seal raha, nad tahavad lihtsalt külastada ja rahu nautida. Kas türklased tulevad Iisraeli külastama? Ei.
Iisraellased alati, see oli lihtsalt nii. Ja Türgi ning Iisrael on väga lähestikku. Ma mõtlen, et Ben Gurioni lennujaamast Istanbuli lendamine võtab vist vähem kui tunni või midagi sellist. See on tõesti väga lähedal, nii et see on mugav. Türklased ei tule Iisraeli ega ole seda teinud kõik need aastad. Ja egiptlased ei tulnud, kui meil oli Egiptusega rahuleping, siis iisraellased tulvasid Kairosse. Suurepärane. Nüüd saame minna vaatama kõhutantsijaid ja nautida püramiide. Püramiide. Jordaania puhul sama asi. Nemad ei vasta samaga. Okei, aga lisaks sellele Türgi mitte ainult ei toetanud Hamassi, vaid andis Hamassile ka peavarju. Türgi toetab Hamassi. Türgi saatis need flotillid. Ja nüüd, lisaks sellele, isegi Trump, me just kuulsime seda lõiku, ta ütles, ma ütlesin talle, et ära sekku. Ta oleks ilmselt selles sõjas olnud Iraani poolel. Nii et tee mulle teene. Ma ei näe mingit huvi Türgiga suhete hoidmiseks enne, kui Türgi oma käitumist muudab. Aga olgu, see ei olnud minu otsustada. Räägime nüüd sellest, miks meie välisminister Gideon Saar esitas eelnõu, mille valitsus kiitis heaks, kuid Knesset pole seda veel vastu võtnud. Ma arvan, et Knesset tegi seda paar aastat tagasi, kas pole? Kas nad tegid seda paar aastat tagasi? Ei, seda ei võetud kunagi vastu. Ameerika tunnustab Armeenia genotsiidi. Teised kohad teevad seda samuti. Iisrael ei teeks seda just kõigi nende põhjuste tõttu, mida sa mainisid. Me peame oma suhteid hoidma. Erdogani. Vabandust, see eelnes sellele. See eelnes praeguse Türgi presidendi tõusule. Olgu, aastaid. Aastaid oli Iisraelil tegelikult Türgiga väga head suhted. Oli aeg, mil Iisraeli õhujõud, kuna Iisrael on nii väike, Türklasna. sest Iisrael on geograafiliselt nii väike. Tead, kui sa lendad F-16 ja vajutad gaasipedaali, ma tean, et F-16 pole tegelikult gaasipedaali, aga ma räägin metafooriliselt, siis selleks ajaks, kui sa gaasi vajutad, oled juba Iisraeli õhuruumist väljas. Ja Iisraeli piloodid käisid varem Türgis treenimas koos Türgi õhujõududega. Ja see oli võit, sest türklased said treenida väga heade pilootidega, sest Iisraeli piloodid on head. Ja iisraelased said õhuruumi, kus nad said teha õhulahinguid ja igasuguseid treeninguid. Meil oli kunagi Türgiga suurepärane suhe. Ma olin üks paljudest iisraelastest, kes käisid puhkamas Türgis. Ja nemad meeldisid meile ning meie meeldisime neile. Aga tema tuli võimule sajandivahetuseleks. Ja asjad muutusid keerulisemaks, kuigi suhete halvenemine toimus aeglaselt ja järk-järgult. Ma mäletan, et olin ikka veel valitsuse koosolekutel uue Türgi valitsuse esimestel aastatel ja nad olid Iisraeli suhtes väga-väga sõbralikud. Ja nad ütlesid, et suhetes Iisraeliga ei muutu midagi. Ja esimesed märgid olid head, kuid ilmselgelt asjad muutusid. Siis, juba 1990-ndatel ja isegi varem, 1980-ndatel võtsid Ameerika Kongress ja teised läänes vastu neid resolutsioone. Tunnistades türklaste massimõrva, armeenlaste genotsiidi esimeses maailmasõjas, osmanite võimu all, enne kui tekkis Türgi Vabariik, enne kui oli Atatürk. Me räägime sündmusest, mis toimus ajal, kui Türgi oli veel monarhia, kui see oli veel osmanite impeerium. Aga Iisrael ütles alati ei. Ja isegi siis, kui meie sõbrad, Iisraeli sõbrad kongressis, küsisid, miks te ei saa seda teha, siis me vastasime, et meil on väga head suhted Türgiga. See on hea sõber ja me ei taha midagi, mis võiks olukorda kõigutada. Ja nad ütlesid meile, aga te peate olema rohkem, te olete juudid, te ise kogesite genotsiidi, holokausti. Miks te ei võiks olla armeenlaste suhtes mõistvamad? Ja Iisraelis oli selle üle suur vaidlus. Aga lõpuks jäi alati peale tõeline reaalpoliitika. Ja me ütlesime, et me ei taha ohustada oma suhteid Türgiga, mis olid väga head suhted. Ja siis, kui suhted Türgiga hakkasid halvenema, arvan ma, et paljud inimesed Iisraelis, õigesti või valesti, sõltuvalt sinu arvamusest, ütlesid, nüüd on suhted keerulised. Me ei taha nii-öelda õli tulle valada. Ja ma arvan, et nüüd on Iisraelis arusaam, et suhted ei saa enam palju halvemaks minna. Ja me võiksime selle siis juba ära teha, eks. Pealegi on see ajalooline tõde. Ja me jõuame järele lääne konsensusele, kuhu me kuulume. Ja siin tahan ma öelda mõned asjad, mida minu arvates on vaja öelda. Ma tean, et see on lääne konsensus. Ma tean, et see on poliitiliselt korrektne. Ma tean, et paljud tõsised ajaloolased räägivad armeenlaste genotsiidist esimese maailmasõja ajal. Aga on üks mees, keda ma austan. Ma arvan, et ka sina austad teda. Bernard Lewist, kuulsat Lähis-Ida ajaloolast, kes sai enamiku asjadest õigesti aru.
ta ütles, et on tõsi, et Esimese maailmasõja ajal koheldi armeenlasi halvasti, neid tapeti ja küüditati ning väga paljud said surma. Aga ta ütles, et sõna genotsiid ei sobi, sest tema sõnul ei olnud Osmanite valitsusel plaani neid kõiki tappa, nagu oli juutide puhul holokaustis. Olgu. Ja meie, iisraellased, teame, kui odavaks on see sõna genotsiid muutunud, eks? Kogu see jutt, et Iisrael sooritab Gazas genotsiidi, kui on ilmselge, et sealne elanikkond on kasvanud pärast sõja algust, eks? See on naeruväärne. Ma mõtlen, et Iisraeli võib kritiseerida igasuguste asjade pärast, aga genotsiidisüüdistus on tõesti väga tugeva termini väärkasutamine lihtsalt selleks, et Iisraeli rünnata ja tugevalt rünnata, eks? Et Iisraeli delegitimeerida. Kas mõistet genotsiid on õige kasutada armeenlaste massimõrva puhul? Ma ei ole selle perioodi ajaloolane. Ma tean, et armeenlasi koheldi halvasti. Aga kuna ma austan Bernard Lewist, olen valmis kahtluse korral tema kasuks otsustama ja ütlema, et okei, võib-olla Osmanite impeerium tõesti tappis ja kohtles armeenlasi väga halvasti, aga kas see oli genotsiid? Küsimärk. See on tõesti oluline punkt ja Bernard Lewis, sul on õigus. Ma tõesti imetlesin teda, kui ta veel elas. Ma tundsin teda ja intervjueerisin teda rohkem kui ühel korral. Ta oli ka lihtsalt fantastiline mees ja geniaalne. Aga tegelikult mul ei ole selles osas arvamust. Ma ei ole genotsiidi uurija. Ja see ei ole ainult sellepärast, et mulle ei meeldi, kui seda sõna niisama loopitakse. Seda ma ei ütle. Küll aga ütlen, et Erdoganil on ikka närvi väita, et me tunnistame seda nüüd ainult sellepärast, et tahame juhtida tähelepanu kõrvale meie enda genotsiidilt Gazas. Ja nagu sa välja tõid, siis Gazas ei toimu genotsiidi. Peale selle teame, et Erdoganil on nüüd plaanid saada järgmiseks Osmanite impeeriumi keisriks. Ta on nagu uus osmanlane praegu. Nagu sa ütlesid, tal on kavatsus Süüria üle võtta, tal on omad plaanid. Võib-olla tal ei õnnestu see või me loodame, et ei õnnestu. Aga temasse tuleb suhtuda nagu igasse teise liidrisse, kellega peame asju ajama. Ja ma ütlen sulle, ma kordan veel kord seda, mida juba ütlesin. Ja samuti president Trump, tead, ta ütleb seda nii paljude diktaatorite kohta. President Xi on minu sõber, ta on suurepärane mees. Ta ütles sama ka Erdogani kohta. Ta armastab oma riiki täpselt nagu mina armastan oma riiki. Ta ütleb seda igasuguste juhtide kohta. See on Trump. Olgu, sa võiksid öelda, et see on lihtsalt Trumpilik avaldus. Aga me teame paremini ja ma ütlen sulle midagi, sul on õigus, et rahvusvahelised suhted ei põhine ainult sellel, et me armastame üksteist. Sul on õigus. Ma olen sulle alati öelnud, et minu probleem sellega on see, et kui see peab olema pragmaatiline, siis peab see olema mõlemalt poolt. Ja minu mõte on alati see, et Iisrael arvestab alati teise poolega ja meie vajadus nende järele on suurem kui teisel poolel meie järele. Kuigi tegelikult vajavad nemad meid rohkem kui meie neid. Meil on parem sõjavägi. Me ei ole näiteks paremad kui Ameerika Ühendriigid, aga ma ei rääkinud praegu Ameerika Ühendriikidest. Ma hakkan rääkima riikidest, millest sina räägid, tead küll, 3. maailma riigid või mis iganes. Meil on parem tehnoloogia, vaimne võimekus, ühiskond, kodanikuühiskond. Me oleme nii mitmel moel paremad. Ja siis me alandame end rahvusvahelistes suhetes. Ja ma arvan, et on aeg sellega lõpetada. Olgu, see ei tähenda, et sul ei oleks suhteid. See ei tähenda, et sa ei teeks kokkuleppeid. Lihtsalt veendu, et need kokkulepped ei tähenda, et sa pead vait olema. Iga kord, kui mõni neist juhtidest süüdistab meid milleski, mida me pole teinud, ründab meid sellepärast, et oleme juudid, mitte ainult iisraellased ja mitte ainult peaminister Netanyahu pärast. Ja ma olen alati öelnud, et ma olen alati vihanud president Erdoganit. Ma arvan, et ta on tõesti kuri inimene nii oma rahva kui ka ülejäänud maailma suhtes. Ja mind ei huvita, et ta on NATO liige. Tal ei ole mingit õigust olla NATO liige. See oli enne teda, kui sa tead, mida ma mõtlen. Me räägime Türgist enne Erdogani ja pärast Erdogani. Need on väga erinevad riigid. Olgu, ärme tee vigu. Ma ei öelnud, et Türgi oli varem selline. Iraan oli enne Islami vabariiki hoopis teistsugune riik. Paljud riigid olid erinevad. Liibanon oli teistsugune riik. Nüüd võtavad võimu üle terroristid või terroristide toetajad. See kisub su riigi mutta.
ja see vääribki sinna jäämist. Ja nii ongi. Just nii ma tunnengi Erdogani suhtes. Kas ma võiksin natuke vastata? Kõigepealt ma ütlesin oma sissejuhatuses, et see mees on teinud lugematul hulgal korduvalt antisemiitlikke märkusi. Jah, Ma ütlesin, et ta ei ole sõber. Olgu, aga ma teen vahet tema, iraanlaste ja selliste rühmituste nagu Hezbollah vahel. Ja minu, tead, Kissinger ütles kuulsalt, et probleem Iraaniga on see, et see ei ole riik, vaid see on ideoloogiline projekt. Tead, islami revolutsiooni eksportimine, mida nad nimetavad islami revolutsiooniks. Jah. Ja türklased ei ole samas kohas. Sa ütlesid õigesti. Ma ei ütleks, et see on erand, aga sa ütlesid õigesti, et ta näeb end nagu sultanina. Ta tahab taaselustada, tead, Osmanite impeeriumi. Ja ma arvan, et see ongi õige paradigma, millest vaadata Türgi juhtkonda, eks. Ja ma jõuan põhiküsimuseni, eks. Mis on Iisraelile parem? Kas see, et Süüria on Iraani mõju all ja Iraani proksi või et Süüria on Türgi mõjusfääris? Nüüd ma tahaksin näha Süüriat nagu teist Abu Dhabit. Tead küll, nagu Pärsia lahe riigid. Ma tahaksin, et nad oleksid lihtsalt läänemeelne, modernistlik, rahuotsiv riik. Ma tahaksin seda kõike. Aga kui ma pean päris maailmas, jah, ma pean valima, kas Süüria on Iraani telje või Türgi mõjusfääri all? Olgu, mis on väiksem kurjus? Minu jaoks on Türgi väiksem kurjus ja ma arvan, et see ei ole pugemine. See on küsimus türklastele ütlemises. Olgu, te tahate oma võimu laiendada, me saame sellest aru. Te tahate piirkondlikku mõju, ma saan sellest aru. Teil on need asjad olemas. Iisrael on ka meie huvid. Ja mitte pugeda, nagu sa ütlesid, vaid öelda otse välja, eks. Iisraelil on huvid, me mõistame, et teil on huvid. Vaatame, nagu ma enne ütlesin, mitte et me hakkaksime üksteist armastama, sest teile juudid ei meeldi. Aga kas me suudame leida mingi moodus vivendi, mis oleks võib-olla natuke nagu külm sõda Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel? Kas me suudame leida viisi, kuidas oma konkureerivat suhet hallata? Võib-olla nagu Ameerika ja Hiina täna. Vaata, ma arvan, et Netanyahu on lõpuks tüdinenud. Tema hiljutiste avalduste järgi ei mõtle ta enam, tead, leiame mingi viisi. Ei, see on eriline juhtum, sest meil olid head suhted. Ja Erdogan rikub neid meelega pidevalt ära. Ja asi pole ainult selles, et talle ei meeldi juudid. Me peame nendega suhteid hoidma. Esiteks soovitaksin ma, et ükski Iisraeli kodanik ei astuks enam kunagi sinna jalga, kuni Erdogan on surnud ja maetud ning võib-olla on tema asemele tulnud parem jõud. Olgu. Aga lisaks sellele, isegi Trump ütles, et Erdogan oleks sõja korral sekkudes asunud Iraani poolele. Ta oleks olnud Iraani poolt. Kui sa ütled, et tead, on olemas väiksemaid kurjusi, siis see on tõsi. On olemas väiksemaid kurjusi. Mulle lihtsalt ei meeldi panna Hiinat sellesse kategooriasse, sest Hiina jälgib väga hoolikalt, kuidas Ameerika Ühendriigid Iraaniga tegelevad. Ja tead, Hiina on samuti pahatahtlik jõud, kahjulik mõju maailmas. Ja asi on selles, nii nagu mina seda näen. Ma tean, et sa ütled, tead, ma eelistaksin seda sellele. Minu arvamus on, et kui sul tuleb valida Bostoni kägistaja ja Rappi ja Jacki vahel, siis ilmselt sõltub see sellest, kas sa ei taha verist surma surra, sest kägistaja lihtsalt kägistab sind ja Rappi ja Jack pussitab sind surnuks. Nii et ma arvan, et mina näen seda nii ja ma ütlen, et me peame olema valvsad, me peame olema tähelepanelikud. Ja see valvsus ei tähenda ainult seda. Ja ma ei ütle, et me peame alati sõtta minema, aga olgu selge. Sina, ma arvan, et sa elad mingisuguses diplomaatia fantaasia maailmas. Me oleme näinud, et diplomaatia töötab ainult siis, kui teine pool teab, et sa oled valmis nad korralikult läbi kloppima. Nii et ma ei ole vastu. Ma lihtsalt ei nõustu sinu sõnastusega. Ma ei arva, et ma elan fantaasia maailmas. Ma arvan, et ma elan päris maailmas, kus mõnikord tuleb töötada inimestega, kes sulle ei meeldi. Mõnikord pead töötama inimestega, kellega sul ei ole ühiseid väärtusi. Mõnikord pead töötama inimestega, kellele sa ei meeldi, eks? Ja ka vajaduse sunnil leiad sa viisi, kuidas koos töötada. Aga see, mida sa praegu ütled, sobitub sellesse, tead küll, Ruthie Bloomi teemasse. Ma teen seda täna juba teist korda, vabandan. Tuli ja väävel. Jah, see on õige. Hukatus ja sünge meeleolu. Ma tahan sulle öelda, ja nüüd liigun ma teemaga edasi Liibanoni juurde, mida peame enne lõpetamist arutama. Aga ma mõtlen, et kõik siin olid väga, ja sina eriti olid väga negatiivselt meelestatud selle suhtes, mis toimus, ja asjad nägid väga halvad välja. Ja ma tahan sulle anda 2 põhjust, et olla optimistlikum, eks? Oota hetk, enne kui sa seda teed, ma tahan, et sa... Jah,
see ei ole tõsi, et ma arvasin, et kõik oli kohutav. Ma arvasin, et me võidame sõda. See ei ole täpne. Nii et nüüd võid jätkata. Tahtsin öelda 2 põhjust, miks ma olen sel nädalal optimistlikum kui eelmisel nädalal samal ajal. Esimene põhjus on see, et nädalavahetusel, kui iraanlased hakkasid 2 järjestikusel ööl mänge mängima, lõid ameeriklased sihtmärke, Iraani sihtmärke üle väina. Ja siis nad peatusid ning ütlesid, olgu Iraan, hakka nüüd järgima kokkulepitud reegleid. Ja Ameerika valmisolek jõudu kasutada annab mulle tunde, et sellel protsessil võib-olla on võimalus toimida. Võib-olla pole veel selge, kas see õnnestub või mitte. Aga niipea, kui ameeriklased näitavad, et nad on valmis jõudu kasutama, kui iraanlased käituvad ebaausalt, kui iraanlased teevad asju, mida neil ei ole lubatud teha, siis võib-olla teevad iraanlased ainult õigeid otsuseid. See kohutav režiim Teheranis teeb õigeid otsuseid ainult siis, kui nad tunnevad, et neid sunnitakse seda tegema jõuähvarduse tõttu. Ja asjaolu, et Trump näitas just eelmisel nädalavahetusel, et ta on valmis jõudu kasutama, see on minu jaoks hea märk. Teine hea märk oli samuti nädalavahetuse alguses reedel see Iisraeli ja Liibanoni kokkulepe, mille vahendasid Ameerika Ühendriigid Washingtonis riigisekretär Rubio vahendusel. Ma arvan, et see on väga-väga positiivne, sest me olime mures, eriti sina olid mures. Iisrael on Lõuna-Liibanonis ja Trump kavatseb nõuda, et me lahkuksime ning iraanlased nõuavad, et see oleks osa kokkuleppest. Ja nüüd on meil 2 valitsuse vahel allkirjastatud kokkulepe, Iisraeli ja Liibanoni valitsuse vahel, mille vahendasid Ameerika Ühendriigid, mis ütleb, et Iisrael võib jääda Lõuna-Liibanoni. Me ei pea kohe lahkuma. Hezbollah tuleb relvituks teha ja katseprojektina teatud väikestes piirkondades Liibanonis tõmbume järk-järgult välja ning Liibanoni armee liigub asemele. Sellel pole kindlat ajakava. Ma arvan, et kõik saavad aru. Washington, Beirut ja Jeruusalemm saavad aru. Kui liigume liiga kiiresti edasi, laguneb see kõik lihtsalt koost. Sest Hezbollah kasutab tekkinud vaakumit ära. Teisisõnu peame seda ettevaatlikult tegema. Me peame olema realistlikud. Aga fakt on see, et meil on Iraani ja Hezbollaha jaoks tohutu kaotus, kes demonstreerivad Beirutis selle kokkuleppe vastu, eks? See on hämmastav samm õiges suunas. See ei tähenda, et homme oleks Liibanoniga rahu. See ei tähenda, et Hezbollah oleks homme relvituks tehtud. Aga käimas on protsess. Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Liibanon, mis on väga positiivne protsess. Me olime mures ja ma arvan, et me isegi rääkisime sellest eelmisel nädalal, et osana sellest Iraani ja USA vahelisest vastastikuse mõistmise memorandumist olid ameeriklased tunnustanud Iraani erilist rolli Liibanonis. Ja meie jaoks on see kohutav. Liibanoni rahva jaoks on see kohutav. Rahu vastastikuse mõistmise memorandum, mis allkirjastati Iisraeli ja Liibanoni vahel sõlmitud kokkulepe, ütleb ei. Hezbollahi tuleb laiali saata, Iisrael võib sinna jääda seni, kuni julgeolekuolukord lubab Iisraelil lahkuda. Väga-väga positiivne. Ja need ongi siis minu 2 põhjust, miks ma olen sel nädalal optimistlikum kui eelmisel nädalal. Olgu, kõigepealt ma olen sinuga täiesti nõus, eriti Liibanoni osas. Ma arvan, et see on suurepärane kokkulepe. Kuigi ja eriti, kuna ma olin mures, üks põhjusi, miks ma mures olin, oli see, et Liibanoni parlamendi esimees Nabil Berri ütleb, et see on kohutav. See on jube, sest Liibanoni parlamendis on Hezbollahga sümpatiseerijaid ja isegi Hezbollah liikmeid. Nii et see on uskumatu saavutus. Ja sul on õigus. See võimaldab Iisraelil jääda paigale, võidelda, lammutada terroritunneleid ja tappa Hezbollah terroriste ning võimaldab Liibanoni armeel proovida puhastada piirkondi, kust Iisraeli armee taandub. See on suurepärane. Rünnak, see Iraani teema, mulle tundus ka see suurepärane, aga ma arvan, et on kohutav kogu aeg öelda, et okei, me hakkame jälle läbi rääkima. Ja siin on meil lahkheli Marco Rubio ja J.D. Vance'i vahel. Ja mis mind eelmisel nädalal murelikuks tegi, olid need kommentaarid, teate küll, kui J.D. Vance ütles, et Iisrael, teil on ainult 9 miljonit inimest. Te ei saa lihtsalt kõiki probleeme tapmisega lahendada. Kuidas ta julgeb? Okei, see oli kohutav. Ja siis ütles Trump, et te ei saa lihtsalt Liibanonis hooneid pommitada. Nii et jah, ma olin väga närvis, et administratsioon liigub J.D. Vance'i suunas. Ja J.D. Vance oli algusest peale sõja vastu ja nii edasi.
ja nüüd näeme, et see liigub rohkem Marco Rubio suunas. ja nad väidavad, et nende kahe vahel pole mingit erimeelsust. aga mida ma ütlen, on see, et see on suur kergendus. Iraani osas jääb siiski veel näha, sest me teame, et Iraani režiim ei tee kunagi seda, mida ta peaks tegema. olgu, kui sa ütled, kui see juhtub, kui mu vanaemal oleks rattad, oleks ta buss. olgu, kui see režiim midagi teeb, siis ainult sellepärast, et režiim kukkus kokku. nii et see on mäng, mida minu meelest pole vaja mängida, kui Trump tunneb, et see on vajalik ja kui ta on valmis tegelikult sõda uuesti alustama. ja kui mitte, võib-olla peab Iisrael seda tegema ilma USA abita, ma ei tea. aga üks asi, mida ma tean, on see, et signaalid teistele vaenulikele osapooltele piirkonnas on väga-väga olulised. ja seega, jah, leping Liibanoniga oli suurepärane. ja Iraani osas jääb veel näha, mis saama hakkab, sest kui Trumpi administratsioon hakkab uskuma illusioone, et nad saavad Teherani režiimiga mingeid kokkuleppeid sõlmida, siis see oleks suur viga. Siiani olid paljud meist Iisraelis taas mures, kui Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmiti kokkulepe. Aga ma räägin Trumpi võimest jõudu kasutada. Isegi täna hommikul oli raport, et Trump ütles, me läheme tagasi võitlema, eks? See sõjaline surve, võib-olla oleme liikunud täiemahulisest sõjast kurnamissõjani, sest Trump tahab võtta aega. Tal on muud mured, 4. juuli, vahevalimised, eks? Aga kui ta jätkab survet ja see kestab ning iga kord, kui iraanlased lähevad üle piiri, tehakse sõjalisi lööke, siis võib-olla see ongi viis, kuidas jõuda sinna, kuhu tahad jõuda. Eks näis, ma tegelikult ei usu seda selles olukorras. Ma arvan, et sa ei taha, tead küll, me alustasime suure pauguga. Kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen Ameerika Ühendriike ja Iisraeli. Kõigepealt Iisraeli. Ma tean, et Trumpile meeldib kogu au endale võtta, aga tegelikult tegime meie suure töö ära ja siis tuli USA õhuvägi suurejooneliselt appi ja nii edasi. Ja mõlemal juhul olid need suurepärased ühised operatsioonid, selles pole kahtlustki. Siis lõppes see kuidagi vaikselt ja kui sa ütled kurnamissõda, siis need on alati halvad. Ma mõtlen, üks asi, mida me ei taha, meil on selles osas nii palju kogemusi kurnamissõdadega ja sellega, et läheme sisse ja niidame muru, nagu me tegime Gazas ja tulemuseks oli 7. oktoober. Nii et ma ei looda sellele ja ma loodan, et Trump ärkab üles. Vaata, see ei ole ajastuse küsimus. See ei ole nii, et ma arvan, et homme peab president Trump kuulutama sõja, tead jälle, täiemahulise sõja. Mida ma ütlen, ei ole ajastus, vaid kontseptsioon, mis on see, et see režiim ei tee kunagi seda, mida sa tahad. Ja kui mingi dokument allkirjastatakse, siis see on väga-väga halb, sest mida iganes nad allkirjastavad, kõigepealt nad ei täida seda. Aga kõik, millele nad nõustuvad alla kirjutama, on juba midagi, mida ei Ameerika Ühendriigid ega Iisrael saa aktsepteerida. Ja seetõttu saab see olema väga halb päev. Nii et seda ma ütlengi, ma olen valmis selle suhtes kannatlik olema. Aga mis mind hirmutab, on igasugune diplomaatia selle režiimiga. Seda ei saa lubada. Ja sama asi kuula nõukogude, tead, Bernard Lewis oli see, kes ütles, kui me teda juba mainisime, et põhjus, miks hull vastastikune kindel hävitamine Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu vahel toimis, oli, mõlemal olid tuumarelvad ja need olid üksteise pihta suunatud. Seega kumbki pool ei tee midagi. Ta ütles, et Iraani režiimiga ei saa seda olla, sest nemad on islamistlikud ideoloogid ja on valmis enesetapuks ning minema lõpuni ja nad on 12-kümnendikud. Seetõttu ei saa võrrelda. Nendega ei ole vastastikust kindlat hävingut. Jätka, nendega on kõik korras. Nagu oleme näinud, on see režiim valmis tapma kõiki oma inimesi ja tapab vajadusel ka kõik teised. See ei ole sama. Nõukogude Liit, nii kuri kui ta ka oli, ei tahtnud enesetappu sooritada. See ei uskunud taevasse minemisse. Ja seda, et saab 72 neitsit või mis iganes see pidi olema. See on tohutult suur erinevus. Ja see on põhjus, miks Iraanil ei tohiks kunagi lubada ning ei lubata kunagi, kui Iisraelil on selles sõnaõigus tuumarelva saada. Luba mul lõpetada järgnevaga. Mõnikord tead, ma kutsusin sind hukatuse ja masenduse ruutipluumiks ja sina nimetasid mind naiivseks inimeseks, kes usub diplomaatiasse.
tahaksin oma seisukohta täpsustada ja lihtsalt öelda, et ma usun, eriti kui tegeleda inimestega nagu iraanlased ja isegi türklased, kes oli see kuulus ameeriklane, kes ütles, kanna suud keppi, eks? On üks sõna või see. Vaikselt ja kanna. On olemas mõiste nimega sunddiplomaatia. Ja see tegevusplaan, mida Trump ütleb, eks. Ja ma ei usu, et Trumpil oleks iraanlaste suhtes mingeid illusioone. Tead, ta võib öelda, et nad on mõõdukad juhid, aga ma ei usu, et ta seda hetkekski usub, eks. Ta teab täpselt, kellega tal tegemist on. Ma arvan, et sa paned neile surve peale, sul on suur kepp, sa lööd neid aeg-ajalt, nagu ta tegi nädalavahetusel, eks. Ja sa ütled, kui sa tahad sellest välja pääseda, eks. Sa pead nõustuma. Loobuma oma tuumaprogrammist. Ja sa oled skeptiline ning ma ei ole kindel, kas see on võimalik. Ma lihtsalt ütlen, et ma näen siin strateegiat. Ma arvan, et pikaajaline surve Iraanile järgmise 2,5 aasta jooksul, kuni Trump lahkub Valgest Majast, võib töötada. Ja sellega lõpetame tänaseks. Kas pole nii, Bruce? Me oleme lõpetanud, aga veel üks asi. Tegelikult ütles J.D. Vance, et võib-olla nad võivad osa oma uraanist ja osa ballistilistest rakettidest alles hoida. See ongi nii, tead, sa ütled nii kaua kui, aga niipea, kui nad niimoodi rääkima hakkavad, tead, siis on meil probleem. Vaatame siis. Loodetavasti läheb nii, nagu sa ütled. Ja sul on õigus. Meil sai aeg otsa ja meil ei jätkunud aega, et rääkida Iisraeli poliitikast, mis ongi tegelikult hea, sest kes suudaks seda taluda? Räägime siis järgmisel nädalal. Ootan seda väga.